Kas meie elu on harjumuste või hariduse tulemus? Sageli pööratakse haridusele tähelepanu kui eduka elu alusele. Koolidiplomid, akadeemilised tiitlid ja teadmised, mida oleme aastate jooksul kogunud, tunduvad tihtipeale olulisimad tegurid meie edasises elus. Aga kui mõelda veidi sügavamalt, siis kas mitte harjumused ei mängi isegi suuremat rolli? Kujutage ette 2 inimest, kes on lõpetanud sama ülikooli ja omandanud identsed teadmised. Üks neist alustab päeva vara, seab endale konkreetsed eesmärgid ja töötab järjepidevalt nende saavutamise nimel. Teine lükkab asju edasi, ärkab viimasel hetkel ning kulutab suure osa päevast sotsiaalmeedias. Kes neist tõenäolisemalt saavutab oma elus suuremaid asju? Vastus ei seisne ainult hariduses, vaid harjumustes. Haridus annab meile teadmised, aga see ei garanteeri oskust neid teadmisi rakendada. Hea haridus võib olla võimas tööriist, kuid ilma õigete harjumusteta jääb see kasutamata potentsiaaliks. Näiteks võib inimene teada, kui oluline on tervislik toitumine ja regulaarne liikumine, aga kui ta ei praktiseeri seda teadmist oma igapäevaelus, jäävad teadmised üksnes teoreetilisteks. Harjumused on meie elu suunajad. Harjumused on need pisikesed tegevused, mida me teeme päevast päeva, tihti isegi sellele mõtlemata. Need võivad olla meie suurimad liitlased või halvimad vaenlased. Võtame näiteks harjumuse lugeda iga päev 15 minutit. See tundub tühise tegevusena, aga aastate jooksul võib see muuta inimese teadmiste taset ja maailmapilti märgatavalt. Samas võib harjumusi igapäevaselt rämpstoitu tarbida, kahjustada tervist ja heaolu pika aja jooksul. Haridusel on algus ja lõpp. Sa lõpetad kooli või kursuse, saad diplomi ja oledki valmis, aga harjumused on pidevad. Need vormivad meid igapäevaselt nii teadlikult kui ka alateadlikult. Kui haridus annab meile tööriistad, siis harjumused määravad, kas ja kuidas me neid kasutame. Õnneks on harjumused paindlikud. Kui mõista, et meie elu on suuresti meie harjumuste tulemus, saab hakata teadlikult oma harjumusi muutuma. Alustada võiks väikeste sammudega. Näiteks kirjutada igal hommikul üles 3 eesmärki või pühenduda 5 minutit meditatsioonile. Aja jooksul kujunevad neist pisikestest muutustest uued harjumused, mis viivad suuremate elumuutusteni. Kuigi haridus on tähtis ja avab palju uksi, pole see ainus eduka elu alus. Meie igapäevased harjumused kujundavad tegelikult meie tulevikku. Kui soovid oma elu muuta, ära keskendu ainult sellele, mida sa tead, vaid sellele, mida sa pidevalt teed. Sest lõppkokkuvõttes on meie elu harjumuste peegel, mitte üksnes hariduse tagajärg. Aitäh ja peatse kuulmiseni!